4. plokk. Elu ei anna kasutusjuhendit. Eelmises osas rääkisin hetkedest, kus elu tuli väga lähedale. Mootorrattal, metsas ja teel, kus veoautorattas oleks võinud kogu oma massiga ukse kaudu sülle tulla. Need olid hetked, kus inimene saab korraks aru, et tema elu ei ole tegelikult tema enda käes. Nüüd liigun edasi, aga mitte veel valge Toyota juurde. Enne seda tuleb rääkida õppimisest. Mitte ainult koolis õppimisest, vaid sellest, kuidas elu ise inimest õpetab. Sest elu ei anna hommikul kaasa kasutusjuhendit, garantiikaarti ja hooldusraamatut, kus on kirjas. Kui 37. kilomeetril tekib hingeline rike, keera mutrit number 8 ja kõik saab korda. Oleks muidugi mugav. Aga päriselus tuleb sageli tee peal aru saada, mis koliseb, mis lekib, mis vaikib ja mis enam üldse ei tööta. Sellepärast liigub ka see lugu nii, nagu elu liigub. Samm-sammult, mõnikord selgema plaaniga, mõnikord otsides, mõnikord parandades. Ka selle loo tegemiseks ei ole mul kasutusjuhendit. Ma õpin seda käigu pealt. Otsin häält, rütmi, pilti, tööriistu ja viisi, kuidas seda kõike rääkida nii, et see ei oleks kuiv dokument ega ka lihtsalt pikk jutt. Esimesed osad võivad kõlada natuke erinevalt. Ja see ongi aus. Ma ei ole professionaalne stuudiomees, režissöör ega häälenäitleja. Ma olen inimene, kes õpib tee peal kasutama uusi tööriistu, nagu elus ikka. Esimene lahendus ei ole alati viimane lahendus. Mõnikord proovid üht tööriista, siis teist, siis saad aru, et kolmas annab parema tulemuse. Ja vahel saad aru alles siis, kui oled näpu pihta löönud. Viga ei ole alati haamris, vahel on näpp vales kohas. Tänapäeval öeldakse selle kohta ilusasti elukestev õpe. On ka öeldud, inimene õpib kogu elu ja sureb ikka lollina. Mina ei võtaks seda nii, nagu õppimine oleks mõttetu. Pigem on selles üks teine tõde. Mida rohkem inimene päriselt näeb, seda rohkem saab ta aru, kui vähe ta tegelikult teadis. Kõige valusam tõehetk võib tulla alles siis, kui inimene annab oma viimast eksamit. Siis võib selguda, et ta arvas end teadvat palju, aga ei saanud õigel ajal aru just sellest, mida oleks pidanud märkama. Märgid olid võib-olla juba tee ääres, mootorrattal, metsas, seal oksa juures, mis näis takistusena, aga võis päästa elu. Ja seal teel, kus veoautorattas oleks võinud ukse kaudu sülle tulla. Kui need hetked oleks läinud teisiti, siis seesama DNA ei istuks siin praegu ega otsiks sõnu oma loo rääkimiseks. Siis oleksid järeldused võinud olla ainult hilinenud näägutused. Targad sõnad pärast seda, kui inimene ise enam vastata ei saa. Inimene on kummaline olend. Ühelt poolt oleme me maailmast tugevad kujundajad. Meile on antud mõistus, käed, keel, mälu, tööriistad ja võime luua. Me ehitame maju, teeme masinaid, kirjutame raamatuid, paneme puu, raua, klaasi ja elektri enda teenistusse. Aga samal ajal on inimene väga habras. Kui inimese mõistus saab kahjustada, kui aju saab löögi või keha murdub nii, et ta ei saa enam ise hakkama, siis ei loe enam nii palju, kui tubli ta enne oli. Siis ei loe, kui palju ta jõudis. Siis ei loe, kui tugevana ta ennast tundis. Siis sõltub tema tee väga palju neist, kes tema ümber on. Kas keegi peatub, kas keegi näeb, kas keegi aitab. Piiblis on halastaja samaarlase lugu. Mees jäi tee äärde abitusse olukorda. Küsimus ei olnud enam selles, kui tugev ta ise oli. Küsimus oli selles, kas keegi läheb mööda või peatub. See on elu üks suurimaid küsimusi. Me võime olla tugevad kujundajad, aga me ei ole elu omanikud. Need märgid ei ole kõigil ühesugused. Igal inimesel on oma tee, oma hoiatused, oma peatumised, oma napid pääsemised, oma vaiksed hetked, millest ta kõigile ei räägi. Ma ei saa rääkida kogu maailma eest. Aga oma elus nende inimestega, kellega olen päriselt sügavatel teemadel rääkinud, ei tea ma ühtegi inimest, kellel selliseid märke ei oleks olnud. Ma ei räägi siin pealiskaudsest jutust, mitte sellest, kui inimene küsib, tere, kuidas läheb? Ja teine vastab, hästi. Sellise jutu sees inimene ei ava tavaliselt, et tal läks kord pilt tasku, et ta oli elu ja surma piiril, et ta nägi midagi, mida ta ei oska seletada, või et ta sai mingil hetkel aru. Veel üks samm ja kõik oleks võinud olla teisiti. Selliseid asju ei räägita igale vastutulijale. Neid hoitakse tihti enda sees, vahel aastaid, vahel terve elu. Aga kui tee läheb sügavamaks, kui inimene hakkab päriselt rääkima, siis tulevad need lood välja.
kristlastega, sugulastega, lähedastega, vanade töömeestega, merekarudega, inimestega, kes tänaseks on juba oma viimase eksami ära andnud. Ja siis kuuled, et igaühel on olnud mingi märk, mõnel 1, mõnel 2, mõnel rohkem. Hetk, kus elu justkui koputas ja ütles, vaata nüüd. Mõtle nüüd, ära mine pimesi edasi. Hiobi raamatus on mõte, et Jumal teeb seda inimesega 2 või 3 korda, et tuua tema hing tagasi haua äärelt ja valgustada teda eluvalgusega. See ei ole minu jaoks kuiv salm. See on elu kirjeldus. Küsimus on selles, kas inimene paneb tähele, milliste märkide järgi ta liigub ja kuhu ta lõpuks suundub. See plokk ei olnud veel koolist ega tööst. See oli sellest, et elu ei anna kasutusjuhendit. Elu annab tee, annab märke, annab hetki, kus inimene peab peatuma ja küsima, mida ma pidin sellest õppima. Järgmises osas räägin juba koolist. Mitte ainult koolipingist, vaid sellest, mida kool õpetas ja mida elu pidi hiljem ise juurde õpetama. Sest mõni eksam ei tule paberil. Mõni eksam tuleb läbi töö, vea, valu ja vastutuse.